Ajalugu on tihtipeale päris karm. See näitab meile ikka ja jälle, kuidas suurte impeeriumite kokkupõrked võivad lihtsalt purustada need väiksemad rahvad, kes neile jalgu jäävad. Ja see siin ongi lugu Eestist. Ühest riigist, mis sattus kahe täiesti halastamatu totalitaarse režiimi vahele. Kõik sai tegelikult algusest ühest salajasest tehingust. See otsustas terve rahva saatuse, ilma et neil endil oleks olnud vähimatki sünaõigust. Ja see ongi selle loo tuum. Kuidas kahe diktaatori allkiri lihtsalt kustutas ühe liigi praegu pooleks sajandiks maailmakaardilt. Nii et jah, veel enne, kui esimene pauk oli üldse lastud, oli Eesti saatus juba otsustatud Molotovi-Ribbentropi paktiga. See oli hoolikalt üles seatud lõks. Ja siis hakkasid asjad arenema. Lausa šokeeriva kiirusega. Mõelge ise, augustis tehakse salajane diil, vaid mõni nädal hiljem läheb sõjaks. Juba septembri lõpuks on Eesti põhimõtteliselt nurka surutud, sunnitud ähvarduste saatel Punaarmeed oma pinnale lubama. Kogu iseseisvus, see lihtsalt murenes kiltudeks, enne kui keegi arugi sai, mis tegelikult toimub. Need sõjaväebaasid olid aga kõigest algus. Tegelikult oli see alles esimene samm Eesti iseseisvuse täieliku hävitamise teel. See ülevõtmine oli süstemaatiline ja halastamatult kiire. Juunis marssib Punaarmee sisse ja siis kõigest 4 päeva hiljem lavastatakse see niinimetatud rahvarevolutsioon ja pannakse ametisse Moskvale täielikult kuuletuv nukuvalitsus. Augustiks oligi kõik. Eesti iseseisvus oli ametlikult likvideeritud. Ja see polnud lihtsalt mingi valitsuse vahetus. Kaugel sellest. See oli kogu senise elukorralduse täielik pea peale pööramine. Seadused, majandus, isiklikud vabadused, absoluutselt kõik hävitati. Eesmärk oli tegelikult väga selge. Murda rahva vaim ja luua selline läbiv hirmuõhkkond, mis tagaks täieliku kuulekuse. Ja see number siin, 10 000 pluss, see ei ole lihtsalt mingi suvaline statistika. Ei, selle numbri taga on üle 10 000 inimese. Mehed, naised, lapsed, kes lihtsalt ühel päeval 14. juuni 1941 oma kodudest väljakisti ja saadeti Siberi surmalaagritesse. See oli puhas, kalkuleeritud terror ja see jättis Eesti rahva hinge armi, mis ei kaosad kunagi. Aga siis pöördus ajaloo tuul. Juunis 1941 tungis Saksamaa Nõukogude Liidule kallale ja Eestisse saabus uus okupatsioonivõim. Proovige korraks ette kujutada seda olukorda, seda meeleheidet. Pärast aastat Nõukogude terrori all tundus ju iga muutus parem. Nii et jah, on tõsi, paljud eestlased tervitasid Saksa sõdureid kui vabastajaid. Nad klammerdusid lootuse külge, et ehk see tähendab nende vabariigi taastamist. See lootus purunes aga valusalt ja kiiresti. See oli täiesti võimatu olukord. Vabanemine ühest türanniast viis otse teise alla. Kuigi meetodid olid erinevad, oli tulemus Eesti jooks ju täpselt sama. Nõukogude eesmärk oli ühiskond hävitada, sakslaste oma oli seda lihtsalt ekspluateerida, mõlemal juhul tähendas see vabaduse täielikku puudumist. Ja see kõik viis eestlased südant lõhrestava dilemma ette. Nad olid sunnitud võitlema okupantide armedes ja mis kõige hullem, sageli vend venna vastu. Mõelge korraks sellele. See on küsimus, millega iga eestlane tol ajal silmitsi seisis. Ja sellele ei olnud mingit lihtsat ega õiget vastust. On oluline mõista, et mingid head valikud siin lihtsalt ei olnud. Need, kes Punaarmeesse sunniti, saadeti tihtipeale ebainimlikesse tingimustesse lihtsalt surema. Ja need, kes Saksa armees võitlesid, kaitsesid küll oma kodumaad Nõukogude ohu eest, aga tegid seda ju ikkagi teise okupandi mundris. See oli valik kahe halva vahel, ei midagi muud. Aga oli ka kolmas tee. Tee, mille valisid need, kes keeldusid võitlemast kummagi okupandi eest. Nad haarasid relvad, et võidelda Eesti enda iseseisvuse eest. Ja need olid metsavennad. Nemad sümboliseerisid vastupanu ka kõige pimedamal ajal. Aastaks 1944 pöördus sõjaõnn jälle ja Eestis sai taaskord täiesti brutaalne lahinguväli Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel. See 1944. aasta oli lihtsalt uskumatu, dramaatiline ja traagiline sündmuste jada. Veresed lahingud, ühe okupandi kaootiline taganemine ja siis see põgus, peaaegu kohe kustutatud lootuse säde iseseisvuseks. See oli täiesti uskumatu, aga samas nii põgus hetk. Mõelge vaid, mõneks päevaks lehvis Eesti sinimustvalge lipp taas pealinna kohal. Otto Tiefi valitsus püüdis täiesti meeleheitlikult oma riiklust taastada, aga
Punaarmee tankide saabumine tegi sellele lootusele väga kiire ja jõhkra lõpu. 80 000. See number tähistab 10 000 eestlasi, kes põgenesid oma kodumaalt selle tagasi tuleva Nõukogude terrori eest. Terved perekonnad surusid end pisikestesse paatidesse ja asusid ohtlikule teekonnale üle mere, teadmata, kas nad kunagi üldse tagasi saavad. Sõja lõpp ei loonud Eestile vabadust. Vastupidi, selle asemel heitis see pika varju, mis kestis peaaegu pool sajandit. See tsitaat siin, see võtab kokku selle traagilise lootuse, mis nii paljudel põgenekel oli. Nad uskusid täiesti siiralt, et kui natsism on alistatud, aitavad lääneriigid taastada õigluse ja nende iseseisvuse. Aga seda abi ei tulnud kunagi. See on selle loo karm ja halastamatu tõde. Võitluses ühe türannia alistamiseks sõlmisid lääneriigid liidu teisega. Ja selle tehingu hinnaks oli see, et väiksed rahvad nagu Eesti jätti lihtsalt raudse eesriide taha, peaaegu pooleks sajandiks. Ja see ongi küsimus, mis jääb õhku. Kuidas üldse saab üks rahvus säilida, kui ta on kahe impeeriumi vahele purustatud? Eesti lugu on lugu vastupanusest, võimatutest valikutest ja kustumatust vabaduse ihast, mis lihtsalt keeldus suremast. See on lugu, mida tasub mäletada.